Väike huvitav fakt Türgi kohta. Eile me läksime hotelli puhvetilauda sööma hommikusööki ja kui meil oli peaaegu juba söödud, Olivia veel lõpetas, meil olime Miikaga eras lõpetanud, siis minu pilk jäi pidama ühele mehele, kes astus saali. Ja siis Tarili ütles, et ära vaata, aga vaata hiljem. Ma ütlesin Olivia vaata hiljem ja Miikal ütlesin, et ära vaata, et hakkame ukse poole liikuma. Tahan taas šokeerida, sest mehe pea oli väga verine. Ja siis me tulime tuppa ja siis Olivia muidugi tegi väga hea nalja, tsiteerides kinoklassikat. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. Et mis selle mehega siis juhtus? Tema on üks nendest peaaegu 2 miljonist inimest, kes käib iga aasta Türgis tegemas iluoperatsioone või juukse siirdamisoperatsioone. Ja mis on kõige hullem on siis see, et me nägime seda meest, siis me läksime linna ja mina nägin linnas veel ühte sellist meest ja 2 naist, kellel olid ninaoperatsioonid värskelt tehtud. Ja mina olin teises kohas samal ajal linnas ja mina nägin ühte naist, kellel oli ka nina lahas. Ja ühe päevaga 5 inimest. Ja mina poleks muidu rääginud, ma ei seostanud neid meest ja seda, aga siis sina ütlesid, et sa nägid ka neid lahasega ja naist. Siis me rääkisime sõbra Margusega, kes siin kohapeal elab ja siis ta ütleski, ma olin nagu teadlik, et siin neid operatsioone tehakse, aga ma ei teadnud, et neid nii palju tehakse. Ja tema rääkis veel ka, et hambakliinikuid on väga palju, kes teevad siis välismaalastele, et see on hästi populaarne. Et oluliselt kõik, põhjus on muidugi oluliselt odavamad hinnad. Aga ka tase pidi olema väga hea, et lugesin selle kohta nüüd artiklit, et see omakorda algas niimoodi, et hinnad olid odavad, aga kuna Türgi arstid said nii palju kogemusi peale, siis see omakorda meelitas veel inimesi juurde, see omakorda kasvatas veel kogemusi arstidel. Need nüüd ongi kuni 2 miljonit inimest käib aastas siin oma juukseid istutamas, ninasid, silmi, kulma lõikamas, maovähendusoperatsioone tegemas ja hambaid korda tegemas. Ja hind pidi olema umbes 5-10 korda odavam kui ütleme Ameerikas või Euroopas. Aga see näeb jube välja. Ikka, ja mis ma lugesin väheks, et see operatsioon isegi ei olegi nagu nii hull, nii keeruline, aga pärast ongi valus ja pikk taastumine. Kuigi see mees nägi täitsa rõõmus välja, ta võttis seal oma keedetud munad ja ta mitte oma aga lihtsalt. Hakkas sööma rahulikult oma verise peaga. Ja, aga ta nägi ka funky välja ja need naised ka linnas, jah. Aga võt siis, väga huvitav oli seda avastada, jah, et nii palju on neid inimesi. Ma tulen ka mõne aasta pärast siis. Et kui mõne aasta pärast avastate, et mul on järsku pikad juuksed, mis kasvavad ka siit kohast, siis teate, et ma käisin Türgis vahepeal. Ja tundub, et me tuleme siia veel tagasi, siin on nii hea söögi. Opi pärast? Ei, mina tulen söögi pärast, aga opi pärast. Nii et mehed, kellel on vaja juukseid tagasi. Ja naised, kellel on vaja. Äkki peaks ka oma nina. Muidugi, teeme ära. Tšau. Tšau.